ja nüüd ongi meil siin Illimar. Tere! No tervist! Jaa, alustame kohe pihta. Et miks sa otsustasid siin konverentsil osaleda? Miks ma otsustasin siin konverentsil osaleda? Number 1 asi, sa kutsusid mind. Eks ole. Nüüd ma tulen. Aga jaa, selles mõttes, et kuna me räägime siin usaldusest, et see minu jaoks väga oluline koht, oluline asi ja ma tunnen, et mulle meeldib inspireerida vanemaid. Ma tunnen ennast ise, et ma olen õigel teel, et ma olen teadlik vanem ja ma tean, et ma ei ole küll mingisugune kuidas öelda, superisa või midagi sellist, et ei saa olla seda täiuslikku, aga ma olen sinnapoole teel. Et ma kindlasti tegutsen täna selle nimel, et olla parem lapsevanem, kui näiteks minu vanemad olid või näiteks kui ma eile olin. Ja eks üht-teist ole jäänud kuskile nüüd nii-öelda kõrva taha ja praktikat tehtud ja kogetud ja miks mitte seda inimestega jagada. Ja loomulikult näed, sellepärast me siin olengi. Jaa, no võib-olla jagadki rohkem oma seda teekonda, et sa ütlesid, et sa oled teadlik vanem, et millal sa selleni jõudsid või millal sa tundsid, et sa hakkasid justkui kasvama? No minu kasvuperiood tegelikult hakkaski pihta isadusega. Et kui ma ütlen, siis mu esimese lapse sünd oli kõige võimsam asi üldse mu elus, mis mul kunagi varem on juhtunud. Ja kui mul juba raseduse ajal siis ma hakkasin selle isaduse asja peale natuke vaatama ja kui laps oli sündinud, siis ma vaatasin enda lapsepõlve nagu sügavamalt sisse. Ja eks tollel ajal olid ajad natuke teistsugused, eks ju, ja see keskkond ja polnud vanematel seda kvaliteetaega vaata, mida lastega nii palju veeta. Ja siis mina vaatasin, et aga kuna isa minuga seda kvaliteetaega nii palju ei veetnud, siis ma kompenseerin selle ja võtan selle endal südame asjaks ja siis veedan hoopis oma lapsega seda kvaliteetaega. Et ma ei pea sama mustrit kordama, et muidu mul oleks samasugused võimalused olnud, et siis võimalus on nii palju. Tulen koju, olen väsin, võtan nutitelefoni, vaata telekast, jalkat või mis iganes, et kus ma selle oma aja võin panna. Aga ma otsustasin, et ei, ma pühendun siis lastele. Ja teadlikult, et sealt hakkas nii-öelda rohkem selline teadlik vanema teekond pihta ja eks siis, kui lapsed kasvavad, nagu öeldakse, väiksed lapsed, väiksed mured, algus on ju soe, et peaasi, et ta oleks mähku vahetatud, ja et ta saab su lähedust tunda, aga üsna varsti kuskil 2-3 hakkavad juba ikkagi need nii-öelda väiksed siuksed vastandumised oma vanematega, nagu lapsed saavad aru, et nad on ikkagi iseseisvad organismid, et nüüd on vaja natukene ise ka seda maailma juhtida, siis sul olevad juba probleemid suuremaks, ja kuni nad, meil on vanem tütar on 7, et siis seal on siukene esimene selline kasvukriis, nagu kutsutakse siis eelpuberteediks, et just emaga on siukene vastandumine käib, et siis on, meie ise võtsime toetust praegu Gordoni perekoolist, mis me just lõpetasime ja eelmine aasta lõpetasime Tanel Jeppineli siis ka rahumeelse vanemluse kursuse ja sealt saame päris palju nagu nii-öelda targemaks ja loomulikult ma olen ka ennast nagu raamatutega harinud, aga mis ma alati olen rääkinud on see, et gramm praktikat kaalub rohkem kui tonn teooriat, et kui sa rakendad selle sinna, siis ongi laste kasvatamise puhul ongi see, et ikkagi mina väga eriti nende juttu ei kuula, kellel näiteks on 0 last ja siis tulevad õpetama, et teoreetiliselt tegelikult, vaat sul laps sind karjub siin bussis on ja tead, sa peaksid ta ikkagi vait sundima, et nii ei kasvatate lapsi, aga kui sul endal lapsi pole, sul ei ole kogemusi, sa ei tea, kas äkki sellel lapsel oli emotsionaalselt raske päev, äkki ta on hüperaktiivne, mis iganes on ja mis see olukord on, et sa ei uuri seda tausta ja sul endal puudub see kogemus, siis miks sa siis nagu sinnamaani nagu lähed? Jaa, no see oli ka üks oluline põhjus, miks me su täna siia kutsusime, et just saada sinu neid kogemusi, mõtteid, sa oled nii avatud, sa oled erinevad teekonnad läbinud, et ma usun, et siit saavad väga palju väärtuslikut infot ka teised vanemad. No, absoluutselt, ma loodan. Isegi vaata õpetajad sellepärast, et ma olen ju ikkagi olnud niisugust vahvat ametit pidanud lasteaedades nagu müramisõpetaja või müramistreener. Okay. Sest täna tuleb välja, et vanematel tihtilugu pole isegi aega enam oma lastega mürada. Ehk siis niisugune füüsiline kontakt nagu nii-öelda puudub. Et müramine all, see ei ole midagi keerulist, võtad lapse ja keerutad näiteks ühe korra. Sa teed lennukit midagi niisugust ja ta on täiesti ekstaasis.
Okay. See on nagu rohkem polegi vaja. Või paned hüppama, kargama, näitad, et sisesed asja saad ette, et ühesõnaga saab iseennast vahepeal lapseks muutma. Ja see müra, mis trennides ja ka laagrites, mis ma olen nagu teinud ja aidanud kaasa teha, et eks seal ole üsnagi paljugi näha seda lapse psühholoogia osa ka, et kes nagu tulevad kohe sulle grupina sisse, sest täna ma korraldan metsasünnipäevasid, siis iga see metsasünnipäev on ka täiesti erinev, sest need lapsed tulevad erinevast keskkonnast, nad on erinevalt meelestatud. Mõnel on energiatase hästi madal, mõnel grupil, mõnel on hästi kõrge, mõnes grupis on 2-3 tükki, neid on alati, on need rüblikud, need, kes nagu purgis ka paigal ei pisi, et kuidas neid maandada, et kuidas neil see nüüd nendeni kohale jõuda, ilma et ma neid kuidagi moodi haavaks, ja et kuidas nendeni kohane jõuda ja kuidas nagu see piir paika panna, et kõigil oleks tegelikult selles ruumis tore, et kui me läheme siin ühisele matkale, kui me teeme selle ühise trenni või mis iganes see hetk meil koos on, et kõik nagu saaksid oma osa, et ma usun, et õpetajatel on seda igapäevaselt päris keeruline toimetada või teha, sest mina ei olnud koolis just kõige parem õpilane. Aga mis sa arvad, miks sa ei olnud kõige parem õpilane või? Mul oli see, et ma olin arvatavasti natuke teissugune, et ma ei allunud selle standardnormidele, et tänagi tegelikult ma ei käi nagu sellest tüüpilist rada, et näiteks 8-5 tööl ma ei käi ju, et kuigi ma seda proovisin ühte ja teistpidi ja nüüd leidsin päris enda tee. Ja koolis oli sama lugu, et tegelikult ma olin nagu kergelt hüperaktiivne, et ja pärast aastaid hiljem sain teada, et miks see nii oli. Mul meeldis tohutu palju joonistada, ma joonistasin väga palju koomiksid valmis tunnis. Ja siis aastaid hiljem sain teada, et see oli minu õppimisvorm. Et mul on vaja kogu aeg stiimulit ajul, et kuulata, mis õpetaja räägib. Sest muud moodis muutus mulle ülikiiresti hästi igavaks, teoreetiliseks jutuks ja ma tahtsin seda praktilist poolt näha. Et mida sa räägid mulle seebi valemist, mingid C-d, H-d ja värgid, see ütle mulle mitte midagi, näita mulle, kuidas seepi tehakse. Ja mul on hoopis teine huvi selle asja vastu. Ja samamoodi ka matemaatika, et ma ei jaga nendest siinustest asjadest mitte midagi. Oota, räägime protsendist, väga hea, see juba mulle meeldib. Ma saan seda praktikas kasutada, et jõudsime sinnamaani ja koolis oligi, et ma olin vahepeal hästi hüperaktiivne, et osad ained, mis mulle väga meeldisid, geograafia, kirjandus, kunst, need ma lihtsalt ahmisin endale sisse. Need õpetajad taipasid, nad lubasid seda ruumi mul luua ka. Et nad nägid, et see kutt nagu võtab praegu hästi vastu omaks, et okei, et paneme talle rohkem juurde, paneme ette. Ja mulle väga meeldis see. Aga olid muud asjad, näiteks matemaatikas ma ei olnud ka väga kehva, aga jäin kuskil toppama ja õpetaja selle asemel, et oleks tunnustanud mind ja ütles, kuule, et tead mees, sa lähed katlakütjaks. Ja siis ma ütlesin oma peaga, et ma veel näitan sulle. Aga muidugi see edasi viib jõud ja minu siis, kui ma raamatu välja andsin ja siis tegelikult ma omamoodi siis olin juba rahu sõlminud, et näed, nüüd ma näitasin ka sulle. Et tegelikult ma ei läinud katlakütjaks, et tegelikult on suuteline, ma olen seda suuteline tegema. Et olid juba siis oli neid õpetajad olemas, kes said aru, et mulle meeldib see võrdlus nagu loomadega, et kui sul on seal klassiruumis Pärdik, Krokodil ja Jaanalind ja sul tuleb ujumistund, siis sa ei õpeta neid kõik ühtemoodi ujuma, et see ei ole võimalik või ronimistund, et Krokodil ei roni sul mitte kuskile, aga näed, ahv saab hakkama väga kenasti, aga Jaanalind ei saa. Et mis on need tugevused sellel lapsel, et kus ma teda võin pushida või edasi lükata ja need tulemused tulevad palju paremini, aga tolleaegne koolisüsteem ei lubanud ka seda teha ja siis paratamatult mul hakkaski tunnides igav, kuidagi minu seda olemust ei võetud välja ja sellel ajal oli natuke teistsugused asjad ja siis ma läksingi pätiks kätte, et see on pikem jutt juba, mis ma selle tegin. Aga kui sa nüüd enda sissevaatad ja selle sisemise lapse üles otsid või mõtled, mis olid su tugevused lapsena, siis kas on neid oskusi, omadusi, mida sa täna enda tööelus rakendad? Ka see oli mu tegelikult järgmine küsimus, et mis tööd sa teed, et räägi natuke sellest lähemalt. Jaa, sest et minul on niisugune huvitav, kuidas ma ütlen siis, et põhitööna ikkagi ma pean seda silmas, et ma kasutan lapsi. Et see on põhitöö, et ma olen ikkagi täiskohaga isa. Et mitte, et nad oleks kodused lapsed, nad käivad ikkagi lasteaias, aga ma pühendan sinna väga palju aega ja mul on see oluline.
ja nii-öelda see on ka, mille eest ma saan ka raha, sest ma näitan, kuidas ma oma lapsi kasvatan, ehk ma siis kirjutan blogi ja meil on ka niisugune sotsiaalmeedia platvorm Instagramis ja Facebookis on ju, et oleme Piltsbergi pere ja siis sealt siis saamegi inimesi kas inspireerida või näidata seda, et ka meil on vahepeal raske, ka meie vahepeal karjame laste peale, et ka meie jookseme vahepeal kokku. Isegi Gordoni kooli õpetajad ütlevad, et on olukordi, kus nad on nii omadega umbes, et kõik Gordon ununeb ja minnakse hopsti peale. Aga see teine pool, millega ma tegelen, siis on laste metsa sünnipäevad ja müramis sünnipäevad. Ja seal sa ikkagi pead minema vahepeal selleks lapseks ise, et samastuma nendega. Nad võtavad hästi seda vastu, nad hakkavad sind kohe nii-öelda, kui me räägime usaldusest, siis nad hakkavad sind usaldama. Sest nad näevad, et kuule, et sa julged olla ka laps, aga nende moodi. Ja seda on tegelikult täiskasvanud inimestel väga vaja. Et vahepeal ongi niimoodi, et sul on vaja tantsida just nii, nagu keegi ei vaataks. Lihtsalt, aga teist ees. Laulad nii, nagu keegi ei kuuleks, aga seda teist ees. See toob sulle välja selle julguse, sa hakkad uuesti unistama ja sa tunned seda elu essentsi. Et me oleme siin Kalli kaasa ja tema vennaga Tom Waldsbergiga korraldanud tegelikult juba 6-7 aastat lastelaagrit täiskasvanutele. Ja see on ka niisugune 3-päevane intensiivne laager, kus tulevad siis inimesed kohale, mõned on juba vanad olijad, veteranid, kes on käinud, aga alati on niisugune 50-50, et pool seltskonna nad ei tea, kuidas nad sinna jõudsid. Aga mina ütlen, et elus pole juhuseid, aga kui nad sealt ära lähevad, siis neil on sõrmed pisti ja kütavad täiega ellu. Et just see sisemise lapse nii-öelda see olemasolu, see on hästi vajalik välja tuua. Sest me unustame selle hästi tihti ära ja kujutame ette, et kui sul ikkagi teismeline laps seal kodus ja sa lähed, räägid seal, tal ei ole veel neid kogemusi. Ma arvad, et ta on väga tark ja mõistlik, sest ta käitub ju nagu täiskasvanud, on ju. Aga tal puuduvad väga paljud kogemused, ta pole võib-olla kunagi veel haiget saanud mõnes suhtes, on ju. Ta pole näiteks kunagi võib-olla kuskil vallandatud või ta pole kunagi hiljaks jäämise eest mingisugust pragamist saanud või mis iganes olukord võib olla, on ju. Tal puudub see kogemus. Ja kui sa nüüd lähed räägid taga kui võrdne võrdsega, siis ta ei pruugi sinust aru saada. Sa peadki vahepeal nagu nii-öelda tagasi minema enda sellest lapsepõlve, enda sellest sisemist last nagu elus hoidma. Et siis aru saada, mida laps räägib ja jõudma selle nii-öelda kuidas on sidemeni või? Jah, sidemeni. Sest mul enda lastega on selles mõttes või kas või kui ma lastele lähen lasteaeda järgi, siis tihtilugu mitme rühma lapsed jooksevad kokku siin, Merimeissi tuli ja siis viskan ja loobin neid, et nad nagu tunnetavad seda sidet, et kuule, selle täiskasvanuga, sellega võib nagu põksuda, ta jagab meie nagu nii-öelda seda biiti, et olla samas kohas. Et hästi oluline on jah, et kui nii-öelda lastega rääkida, siis ei tasuks nagu ära unustada seda, et nad on veel alles lapsed, et nad ei pruugi sinust aru saada, kui sa räägid nendega kui täiskasvanu. Kui tihti me seda teeme, jah. Ja ma arvan, kas seda või mida ma olen ise enda laste pealt tunnetanud, et kui sa jagad enda lapsepõlve lugusid ja tood just välja selle, et näed, et mina tegin ka nii-öelda pahandusteks, kuigi igal lapsel selle tegevuse eesmärk on ju positiivne kavatsuseks, et ta ei tee kunagi midagi selle mõttega, et ta nüüd teeb pahandusteks. Et aga just, et me toome lasteni enda lugusid ka. Et läbi selle nad julgevad jagada ja avanevad ka järjest rohkem. Just enda vigade tunnistamine, et mida vanemaks sa saad, seda keeruline see võib-olla vahepeal on, aga kui sul tuleb nagu enese teadlikkus, siis on seda nagu lihtsam teha. Ja kui sa näed, et mis tulemusi see annab, et siis on ka parem. Ja kus väga hea märkus, et mitte ainult lapsed ei taha kogu aeg positiivset tulemust, vaid tegelikult ma olen selle kohta veits lugenud, et absoluutselt iga inimene tahab positiivset tulemust. Seal selles raamatus, ma ei mäleta selle nime enam, aga oli välja toodud üks lahe lõik, et küsiti murdvarga käest. Murdsin majja sisse, mis sa selle veremehe seal ära tapsid siis. Aga ma kartsin vahel jääda. Sest tegelikult tulemus oli positiivne. Tema jaoks oli positiivne. Aga see on vaatevinkli nagu nii-öelda koht, perspektiivi küsimus, et kus kohast oli. Aga tegelikult me reaalselt inimestena tahame alati seda positiivset tulemust saada. Olgu, mis olukord see on, ja samamoodi ka see lapse puhul, et ta ei tahtnud võib-olla seda pahandust teha või mis oli asjal nii-öelda see. Või tema silmis see ei pruukinudki olla maailma lõpp, või sinu silmis maailma lõpp, vana ja murn kukkus maa ja läks juppideks või me oleme rääkinud ära siin kapi otsa roni, aga ma tahtsin seda asja siin avastada.
aga jah, täpselt see on väga õige koht, et ka mina olen neid vigu ja eksimusi jaganud ja tütartel on seda tore kuulda. Nad oskavad samastuda. Ja ma ütlengi, et võib-olla siin lapsevanematel ka tasub mõelda selle peale, et kui laps midagi teeb, et siis mis oli see positiivne kavatsus selle tegevuse taga, et natukene seda poolt analüüsida. Kui me räägime õpetajatest, siis ma mäletan, minul oli hästi kehalise kasvatuse õpetaja, kes sai juba hästi meie kraadadega see hästi läbi. Et me olime nagu miskisime kulpid alla sellest, seepärast, et ka tema rääkis meile oma kraadaegade lugudest, milliseid pättusi see tegi ja mis ta oli tööõpetusunnis ja mis asjad oli seal kunagi teinud. Et see tegi ta meie silmis nagu nii-öelda inimeseks, et ta ei olnud enam õpetaja, vaid ta ei olnud ka nagu nii-öelda päll või sõber, aga ta oli nagu nii-öelda ikkagi meile lähemal. Et ta tunnistas enda mingisuguseid eksimusi tegusid ja samas ta samastus ka meiega, et siis vaatasid, et on päris lahe vana, kuule, sa on ka pättust teinud, aga siis ta rääkis, et kus maal mis need tulemused on, aga meil tekkis tema vastu austus, et ta jagas meile, rääkis ja me tema tunnis ei teinud pahandust või pättust, ja kuidas see asi nagu nii-öelda sinnamaani viis. No väga tore. No ilmselt nende lugude rääkimisel jookseb ka mingi selline õhkõrn piir, et lapse jaoks, et milliseid lugusid ta on valmis vastu võtma ja milliseid lugusid ta ei ole valmis vastu võtma. Et kas sul on endal ka mõni selline kogemus, et kus sa oled tajunud mingi loo rääkimisel, et võib-olla oleks pidanud seda mingil teisel etapil rääkima või teistmoodi kuidagi? Jaa, see on, minul endal on selliseid kogemusi olnud, et kuna mul vanem tütar on natuke tundlikum mõne teema puhul, et siis sa võid seda hakata kurjasti kasutama enda vastu või tema vastu ära. Et sa võid seda nagu nii-öelda seda tajuda ja paratamatult sa võid hakata seda ära kasutama. Ja siis sa taipad, et mis ma nüüd teen. Et mida teadlikum sa oled, seda kiiremini seda taipad, aga mõnikord on, et ma ei tea, meil oli näiteks lugusid oli sellega, kui tahtnud hambaid pesta. Siis võtadki selle video ja siis näitad talle, et kuule, mismoodi inimestel katkised hambad välja näevad. Et see on meile okei, aga et kuidas sa hakkad rääkima lugusid sellest, et näiteks, et ma ei tea, et ei saa taha korralikult süüa, et mis siis, kuidas vanasti näiteks lapsed nagu nälgisid ja nii ja naa ja siis tood konkreetselt näited ja siis tood pool Auschwitzi videot paned sinna, et siis ta jooksis täiesti errorisse. Siis sa teadsid, et nüüd läksin liiga karmiks, et nüüd toog nagu nii-öelda tagasi tõmmata. Viimane üks niisugune hea lugu oli, ühes blogis kirjutasin ka, miks ma seda kirjutasin? Oli, mis hästi nagu nii-öelda toimis. Ühesõnaga lugu rääkis, mõtlen, las ta jääb praegu, muidu tule praegu see meelt. Muidu ma jooksin kinni, jooksin kokku. Aga jah, see on see õhkõrn piir, et millal sa ära taipad seda, et sa ei hakkaks seda ära kasutama, sellepärast et see laps ka taipab mingi moment, et ta ei võta need lugusid vastu. Et et kuule, nüüd läks nagu paljuks, et kui sa nüüd kogu aeg tood mingisuguseid selliseid näiteid mulle mingisugustest halbadest olukordadest, et sa võib-olla võimendad neid, et see enam minu puhul ei toimi. Ja ongi see peen motoorika, et näiteks see keskmine tütar, et tal on täitsa suva. On katkised hambad, näitasid mulle, no mis siis ikka? Joh, ei tii, panen limpsi värke, mis ma lihtsalt hakkan hammastust pesema. Parandatakse ära, arstid olemas, et ta veel põhjust tagajärge nii hästi nagu nii-öelda ei taju, et mis sealt tulla võib. Aga lugude rääkimisest kohe edasi, et oma emotsioonide ja tunnete jagamine, et kui oluliseks sa seda pead? Ja, et kui me räägime siin ka muutuvatest aegadest, et need on ka siuksed keerulised kohad, et mida alles nagu meiega nüüd õpime ja tajume seda, eriti veel selle 7-aastase puhul ja tegelikult ka selle 2-aastase puhul ka, et ma ise olin siin paar kuud tagasi, olin väga siukses keerulises situatsioonis, kus ma jooksin üsna kriis oma eluga ja jõudsin terapeudi juurde. Ja seal tuli välja, et mul on lapsepõlvest nii mõnigi trauma, et enamus, ütleme 99% traumadest, mis me täiskasvanu kogeme, on tegelikult lapsepõlve traumad, siis see peegeldus, et mis me kunagi oleme saanud. Ja minul seal oli kogemus oli see, et kus mul see trauma tuli, et ma ei lubanud kõigil tunnetel tunda lasta enda kehal. Kui ma see terapeudi juurest tagasi tulin koju, kukkusin põrandale pikali, lihtsalt nutsin 2 tundi.
ja ei saanud lapsed aru, ei saanud mu naine aru, mis toimub, miks sa seal pikal oled, miks sa seal nuksud, onju. Siis ma polnud seda teinud. Ma polnud seda teinud ja ma sain nagu kevadine koss, kus on kogunenud, vaata see jää on ja aastatega see jää. Ja nüüd käib see viimane raksakas ja kõik see nagu pääseb valla. Sest mina ei teadnud ka mille pärast ma nutan. Lihtsalt tuli. Aga ma kasvasin sellises keskkonnas, kus mul 4 venda. Sa kujutad ette 4 venda ja mitte ühtegi õde. Ja sul on nagu isa ja ema seal on ja sa oled, meil on kõige noorem. Ja mida mehed ei tee? Mehed ei nuta. Mehed ei kindlasti nuta. Et seda spektrit, seda tunnete spektrit me ei lasknud tunda. Ja seda sa pead kogu aeg enda sisse elama. Ja elad aastaid. Kuigi mina olen siuke empaatiline inimene, ma pean ennast empaatiliseks inimeseks, et ma ikkagi mingit romantikafilmi vaatan, siis mul ikka viskab ka silmanurga vesiseks ja ma ei varja seda. Ja kui laps kukub, siis ma tunnen endal ka valu kuskil põlves. Ja siis, kui sa pead veel arvestada seda, et sa empaatiline inimene tunded tagasi hoidma, siis keerab lõpuks mingid asjad vussi, et kuskilt jääb midagi nagu nii-öelda tajumata. Ja nüüd täna ongi, et kui lapsel ongi see nutuhoog, siis me teame, et võime lasta tal seda nutta. Võime lasta tal seda tulla. Aga kuidas ta teab, et on kurb, õnnetu või rõõmus, kui me oleme ta esmased need peeglid, reflektorid ja meie ise ei lase endal kurbust tunda. Me ei lase ise pisaraid välja. Isa ei nuta kunagi, on ju. Isa on kogu aeg, kus on kuri, istub arvutis või midagi siukest. Ta näeb ainult mingit ühte emotsiooni. Ja kuidas ta siis oskab peegeldada või kui lapsele ütled ära jonni või ole nüüd tasa, on ju. Aga tegelikult ta tahab mingit emotsiooni nüüd praegu välja lasta ja väljendada. Sest ma tahaks teada, kus see emotsioon tuleb. Võib-olla ei ole kohe sellest võimeline rääkima, aga ma lähen ta juurde, räägin talle, et sa oled praegu kurb, sa oled praegu kuri. Teen talle pai, nuta, tule nuta kas isa juures või nüüd keskmine tütar meil tihti lugu jookseb errorisse, ta võib mul olla siin pool tundi nutta. Varem ajas see mind täiesti närvi. Aga kui ma raiskad mu aeg, mul on vaja kuskil edasi minna. Aga nüüd ma saan aru, et kui oluline moment see tema elus on. Et kui ma praegu selle talle ära keelanud, sellest võib tulla samasugune trauma nagu mul oli. Ja siis tema hakkab sellega 35-selt ja 6-selt tegelema. Et ma ei tahaks, et see nagu praegusel hetkel niimoodi juhtub, vaid laseme tal seda kogeda, laseme tunda, et siis kõik tunded on okeid, kõik tunded on vaja välja lasta ja õppida neid kontrollima ja tajuma. Aga siin selle peegeldamisega on ka see asi, et kui palju sa lased neid tunded peegeldada. Et kui minul näiteks on kaasaga omavahel probleem ja naised tavaliselt on ju, mis nad emad teevad, emad on kurvad, mis isad teevad, isad on pahurad või kurjad, on ju, vihased. Eks ju, et see kuidagi niimoodi on kujunenud see asi, on ju, et kuidas nad emotsioone nagu väljendavad, eks ju. Et kui tuba on sassis, siis isa läheb ikka, lööb rusikaga laua peale, et miks tuba sassis on, teeme korda. Kui tuba on sassis, ema läheb, ütleb, kuule, ma olen nii kurb, mul on meeletult kurb, sellepärast ma pean kogu aeg seda koristama, et miks te mind ei aita. Ja kui mina näiteks kaasaga olen nagu nii-öelda tülis ja mu lapsed nagu nii-öelda tajuvad seda tüli ja näevad seda pealt. Siis on see, et kuidas mu kaasa seda kurbust nüüd nii-öelda väljendab, kuidas ta seda näitab. Et kui seda nagu liiga palju nüüd mu lastele näitab seda, et siis laps võtab selle rolli enda kanda, sest ta tunneb, et nüüd tema peab hakkab seda kurbust nüüd lahendama. Tema hakkab nüüd seda meie suhte, ta astub sinna vahele, hakkab nii-öelda meie suhte probleeme nagu nii-öelda üles kergitama, sest mina ise väiksena pidin kahjuks seda rolli vahepeal täitma ja nüüd ma alles aastad hiljem sain oma vanematega laua taha istuda ja rääkida, et kuule, vaadake, mul oli see seljakott seljas. Et ma olin see lüli nüüd teie vahel. Ja tihti lapsed nagu hakkavad ennast seostama ka selle põhjusega, et nemad on selle tüli põhjuseks võib-olla, et ka seda on oluline selgitada. Ja täpselt, seda on ka oluline selgitada, kus kohas see kurbus asi tuli. Või näiteks kui tööl on mingisugused emotsioonid, et nagu siin koroona ajal olidki päris palju tuli koondamisi ja asju, et kuidas sa nagu lastele seda asja väljendad, et sa ei liiguks seda nagu teatud tasakaalu ära, et tema ei võtaks nüüd seda muret nagu nii-öelda enda kanda, sest nagu tema on natuke liiga suur probleem, mida lahendada või et ta ei suuda võib-olla sellega hakkama saada ja siis võivad endasse tõmbuda lapsed või ei taha sinuga enam suhelda või rääkida ja siis või käitumine muutub, et koolis järsku hinded halvenevad või mis iganes, et see on see, et kui palju sa seda emotsiooni siis selle lapsele edasi lubad kanda. Samal ajal sa tead, et sa pead näitama, see on peen niisugune mehhanism. Samal ajal sa tead, et sa pead näitama seda, et see on okei, ma tunnengi seda. See olukord tekitas mulle sellist tunnet. Jah, mind lasti lahti, ma olen natukene kurb, aga ma tean, et siin on ka lahendus peale igat langust tuleb ka tõus või vastupidi, et
et elu käibki, ongi liikumine, et see on okei, et ma peangi vahepeal seda tajuma, tundma. Aga ära muretse, see ei ole sinu probleem, see on praegu ema teema, et seda asja lahendada. See ei tähendab seda, et sa pead minema kuskile Arnik ilutulestikupoodi müüma või maasikaid noppima, et kõik on chill. Ja. Just. Ja seda elu on vaja lastele näidata, seda päris elu, eks, et kõik ei olegi, kuigi oleme teadlikud vanemad, see ei tähenda sugugi seda, et kogu aeg oleks kõik hästi. Et just, et aga oluline on, kuidas sa nende väljakutsetega siis toime tuled, eks. No täpselt, et see mulle endal on nüüd selle aasta alguse lemmiksõna või väljend või mida ma ise endal elus nagu kõige rohkem olen nagu otsinud ja leidnud ka, ongi see tasakaal. See tasakaalu koht, et kui ma ennist nagu näiteks rääkisin sellest, et ma tahan olla just see kvaliteetaega veetev isa enda lastega, seda kvaliteetaega pakkuda, siis üks päev jõudis ka mulle see teadmine kohale, et oot, need isad, kes üldse kvaliteetaega ei veeda oma lastega, need on väga pahad. Need, kes liiga palju vedavad, on samamoodi väga pahad. Et siis sa nagu lase lapsel nagu lämmatat ära. Teistpidi sa jätad lapse jälle üksipäini. Et siis tegelikult ongi seda kuidagi seda tasakaalu seal vaja nagu nii-enda leida ja samamoodi nende tunnete ja asjadega. Et igas asjas et on see koht, nagu see tasakaalupunkt, et midagi seal liiga palju niimoodi pakkuda, et see muidu lihtsalt tõmbad neid plaastrid peale. Ja, no see oligi kohe nii hea, et sa vastad juba ette mu küsimustele ära, et tahtsin küsida, et miks on see kvaliteetaeg oluline see üks ühele, ja tegelikult seda ei pea ju olema väga palju päevas, et Et tõepoolest, et seda ei pea nagu kujutame ette, et nüüd peame hakkama siin ilgelt palju siin möllama ja tunde niimoodi lapsega veetma, et pagan, ma käin siin 8-5 tööle ja tulen töölt, ma olen niigi väsinud ja siis ma pean hakkama seal selle võnniga või seal mässama ja tegelema, et andke armu, et las see nutitelefoni parem kasvatud teda. Aga päeva lõpuks, kui ta on teismeline, siis ja tahaks taga rääkida või kuskile minna, siis ma ei tea, mis teda huvitab, ma ei tea midagi, sest tema on suhelnud kogu aeg selle ekraaniga ja siis on juba nagu hilja nagu nii-öelda sinna jõuda. Kuigi on ka, hilja ei ole kunagi, et on ka neid võimalusi, et mõni traagiline asi või midagi sihukest nagu läheneda või mingisugune hästi ovatsiooniline asi, et võib järsku toimetada selle jälle suhte tagasi paika. Aga just see kvaliteetaeg tõepoolest, et mis ma ise nüüd nii-öelda tähele panin, et väga hea näide, kus nagu nii-öelda tuua enda elust on, mida ma siin koroona ja alguses nüüd hästi palju jagasin, oli see, et selle aasta alguses kirjutasin raamatut, tähtaeg oli kukil. Ja siis veel kõige väiksem laps meil lasteaias ei käinud. Tema oli niisugune 1 aasta, mingi 3-4 kuud, Ja mul raamatu tähtaja lõpuni niisugune 2-3 nädalat. Pidin siis käsikirja ära saatma ja kirjutada küll ja küll veel. Et intensiivset tööd väga palju. Ja see oli siis jaanuari algus, koroonast ei tahtnud veel keegi midagi. Ja siis järsku otsustasid 2 lasteaialast, siis mul siin Merimee ja Lanora, et nemad jäävad siis koju. Nemad jäävad haigeks. Aga täpselt niimoodi haigeks, et niisugune kerge tatt ja väike köha, et üsna aktiivselt said kodus ringi panna, et ei ole mingi 39-ga kuskil voodis ei vedele, vaid lihtsalt panevad nagu need kummitarsanid sul mööda maja seal ringi. Ja eks sa siis kirjuta selle raamatut. Kirjutamisega nii, et sa pead nagu sisse kirjutama ennast. Et sa pead nagu sinna kirjutama, siis jõuad sellesse väravates sisse ja siis sa oled seal kirjutamismaailmas. Nagu raamatut loed, su pilt ümberringi kaob ära ja sa oled seal raamatus sees. Samamoodi kirjutamisega, et muud moodi seda head asja nagu ei tule. Ja nüüd, kui need põnnid sul jäävad seal kogu aeg siin sikutamas kuskilt varukast või põlvest, et kuule, issi, tahaks juua, sa oled 4 aastane, päriselt sa ei saa praegu seda kätte. Issi, mul on igav, issi, tule aita mul nüüd see asi sealt nüüd ära võtta. Need kõigi asjadega tegelikult sa ise ideaalselt hakkama, isegi igavusega, sest ma olen enda lapsi õpetanud, et igavus on maailma kõige parem koht, kus hakkab loovus tööle. Tavaliselt igavuse taga siis tähendab see, et nad tahavad mingit stimulanti saada, et mina seda pakuksin, kas on siis televiisor, multikad või mingisugune nutitelefon või sihukest. Aga meie omad on nendest natukene võõramad, et siis nad juhatan võib-olla mingit muud moodi sisse. Et nad peavad selle stimulandiga vaeva nägema, joonistamine või midagi sihukest. No ja siis oligi, et kui nad käisid seal tsikutamas mind ja üritasin selle vastu võidelda sellele olukorrale. Ja siis ma avastasin, et see on ikka tuuleveskitega võitlemine, siis 3-4 päevas juba seal üritad midagi teha, 10 minutit kirjutad, juba hakkad nagu sisse jõudma, juba tuleb ja tahab midagi.
vaatasin, okei, ma ei võitle vastu, ma alistun selle olukorrale. Ja selle asemel, et siis öelda, et kuule, sul on igav, ära praegu sega, tissi peab kirjutama, ütlesin, okei, kuule, lähme mängime siis. Võtsime Lego kasti, keerasime tagurpidi, hakkasime Legosid laduma, ehitasime selle poed, linnad, nad ise selle asja peale poleks tulnud. Võib-olla oleks sinna mingi torni ehitanud või midagi sihukest, aga me ehitasime koos valmis, mõtlesin, kuule, teeme linna, küla. Tegime selle küla valmis ja meil läks aega 25 minutit, pool tundi. Me hakkasime selle mängima ja ma juhatasin nagu mängu nad sisse. Sest edasi juba nende fantaasiamaailm läks lahti ja nad kütsid edasi. Nad panid selle 3-4 tundi järjest. Nad olid nii sees selles mängus ja mina sain rahulikult kirjutada. Sest tegelikult polnudki seda vaja minu aega rohkem kui ainult pool tundi. Ja teinekord ongi see laps, saab selle maanduse kätte. Ja mis on selle kvaliteetaja juures on veel oluline koht on see, et mingil momendil nad tahavad seda üks-ühel aega ka saada. Meil on 3 last ja peame leidma selle koha nagu selle hetke, kus ma saangi võtta ainult ühe lapse või mul kaasa võtta ainult ühe lapse. Ja see maandus toimub palju kiiremini. Ja mida ma koroona ajal ka ja praegu mida ma populariseerin ja mida ma siis ka jagasin hästi palju, et mingi lapsega loodusesse. Kas või koolitunnid. Et kui teete mingi koolitunni, on see kunst või teinekord isegi kasvõi matemaatika midagi välja. Nüüd see keskkonnavahetus midagi hoopis teistsugust, et minge sinna välja ja looduses need lapsed maandavad super kiiresti. Ja ma mõtlen, nad saavad hoopis mingit teistsugust energiat sealt, et kui lähebki toas jamaks, et siis sa lapse vanemana minu meelest sealt loost ka, mis sa jagasid, hästi peegeldas seal. See, et sa pead olema ise valmis enda käitumises mingeid muutusi tegema. Enda mõttemustris otsustama teistpidi käituda selles situatsioonis, et mitte, et sa tavaliselt ütledki, et palun vaikust, vaid et selle asemel kuulge, tavai, nüüd on õue minek, on ju. No see palun vaikusega, mul lihtsalt kogemus rääkis, keda ma kujutan ette päris palju vanemad on sellega olnud selle teemaga tegelenud, et kuule, sul on oma mänguasjad seal toas, miks sa ei võis mängida, et ma teen selle asja siin lõpuni, et lihtsalt korra zoom'i välja sealt vaatad, kui tähtis see asi on. Kas parajasti võib-olla räägid sa sõbrannaga chatis seal, et kuule, mis me homme kinno selga paneme või näiteks paps vaatab seal jalkata, mis on kordus või midagi sellist, et kui tähtis see praegu tegelikult reaalselt sul on. Et see tegelane, sul on siin see järelkasv. Ja kui sa kogu aeg teda eemale tõrjud, siis võtab sul tohutu palju energiat. See väsitab teda, väsitab sind. Üks moment ei tahagi enam tulla. Ja kui sa tõrjud teda nagu nii-öelda päev otsa seda, et kuule, mine käi seal ja vaata seda ja teist. Siis päeva lõpuks, et sina on väsinud, tema on väsinud. Aga kui selle asja nii-öelda see kurioosum ongi või see irooniline koht on see, et kui sa alistud ja annad selle pool tundi talle, siis ta päev otsa ei pruugi üldse sind märgata. Et ta sai selle kogemuse või sinu energia kätte korras. Ja sa saad selle piiri paika ka panna. Ja teed nagu mingisugust kokkuleppeid lubadused, et näed, mul on sul pool tundi aega, ainult sulle pühenduda, või näiteks tund aega. Me teeme seda ja seda. Ja peale seda ma olen siis tegelen oma asjadega. Ja lapsele see täiesti sobib. Vähemalt meie omadele, et võib-olla see ei tule esimese korraga välja. Võib-olla selle on vaja natuke rohkem harjutada. Aga nii-öelda see toimib ja see suhe lapsega paraneb, kasvab kordades. Ilma, et sa teda kogu aeg tõrjuksid, vaid seda võtadki ta vastu, et okei, ma nüüd teen pausi, kuule, kallis sõbrants, ma jõuan sinuga hiljem ka seda asja arutada. Okei, ma jõuan seda jalkavärki pärast vaadata, kui te juba magate, et ma tulen teen, siis mässan teiega. Võtan selle pool tundi või tunnikese. No, ma mäletan ka üks konkreetne juhtum oli see, et sõitsime autoga, lapsed istusid taga, mingiks totaalseks vaidluseks läks. Ei suutnud keskenduda sellele autosõidule, ei suutnud seda vaidlust seal korraks lahendada. Nii, otsustasin, stopp, peatame auto kinni, siin on ilus park, lähme jookseme korraks. Ja issand jumal, see oli nagu tõeline. See päästis kogu selle olukorra. Aga jah, et sa suudad nagu lapsevanema, nii, sa teed mingi switchi, sa teed midagi teistmoodi, eks. Täpselt, et see on, kuidas öeldakse, et kui sa sama asju liidad, siis sa saad sama vastuse, et sa pead midagi seal muutma selles tehtes. Ja õues nad muutuvad, üks pääst rõngas ongi see õue minek, eks. No sellepärast nüüd koroona pärast nüüd tulid need metsasünnarid, läksid ka meil siin popimaks mulle, et lihtsalt inimestel pole võimalik enam teha. Aga lihtsalt see tagasiside, mis seal tuleb, eriti inimestel, kes nagu ei ole varem väga palju looduses käinud, sest see on nii lahe, et kuidas need lapsed nii-öelda siis ärkavad. Et
ma võtan nad sinna keskkonda ja siis ma olen see ukseavaja või siis nii-öelda siis väike giid nagu nii-öelda, kes siis näitab seda, et sellest ühest oksast on võimalik siis teha onni, ma ei tea, mingit oksapüssi, ronimispuud, mis iganes, et ma avan selle fantaasia maailma neile. Ja kui nad seal metsas käivad ringi, siis see keskkond saab neile mängumaaks. Mitte ei ole enam see kohutav hirmus koht, kus kohe hüppavad hundid karud kalale ja puugid imevad sind verest tühjaks, eks. Et mis nagu lastele ette pandud see pilt. Ja nad õpivad seal nagu iseseisvalt ka toimetama. Et vanemad on väga tänulikud olnud, et kus ma olengi vahest kirjutanud neile, et siin võib nagu kaks sükast kõrvalnähtu olla lastele. Esiteks nad võivad enneaegselt magama jääda peal metsa sünnipäeva ja teiseks võib esineda seda, et nad kaotavad 8 nädalaks, 3 nädalaks nutitelefoni huvi ja võivad tahta sul metsa keskkonda minna. Vanematel on kogu aeg kipi, hurra ja sovi. Et see loodus mõjub ja see küll, et see on hea abimees. Väga tore. Sa oled ka erinevaid väljakutseid teinud. Et mismoodi sa näed, et see järjepidevus aitab kuidagi seda suhet tugevdada? Ja see järjepidevus, vaata see nagu kõigile vajalik, et sul tekib see automaatne siis teadlikkus või automaatne sükene koht, kus minul näiteks need väljakutsed on olnud, ongi, et see kvaliteetaja veetmine just lastega, eks ju. Et esimese raksu me tegime siin pea varsti juba 2 aastat tagasi ja siis kui Eesti Vabariik sai 101 aastaseks, siis alustasime sükest 101 päeva pikkust teekonda, et iga päev tund aega kvaliteetaega lastega siis on ju. Ja see oli muidugi meile hardcore väljakutse, sest me pidime kõike seda nagu salvestama ja siis inimestele jagama, et just see salvestamise pool muidu ei olekski hull olnud. Ja need kõik tegevused pidid olema erinevad, et need ei kattuks nagu, et endale ka nagu huvitav ja avardav koht. Ja, aga mis seal nagu juhtus, mis seal tulemus oli, et selle järjepidevuse tulemus oli see, et juba 3. nädalal äkki, või see oli juba 2. nädalal, lapsed arvasid sellega nii ära, et küsisid kotta, tahtsid nagu lastest uuesti koju tulla, et kuule, mis me täna teeme? Mis täna tegevus on? Ja minu suhe lastega muutus. Või mis minu ka kaasa suhe nagu nii-öelda, sest nad nägid, et me reaalselt nüüd tegeleme nendega, et me oleme olemas neile kohal. Ja ma räägin, see oli tund aega. Mõnikord ka läks mäng kauemaks, 2 tundi niimoodi, et niisugune tunnike kontsentreeritud kindlat tegevust. See ei pidanud üldse olema mingi mänguga seotud, me mõnikord võisime lihtsalt aeda riisuda või kuskil liiva vedada või koristasime seal, meil on seal šokolaadipood selles, šokolaadipoe esist piisas tund aega lastega möllad, teed seal, näitad ette mingid asju korras, aga sa oled just vahetult koos nendega. Ja mis see järjepidevus nagu nii-öelda siis tegigi, et esiteks sa lõid nüüd mälestusi tohutu palju, mida nagu mäletada, sest kui ma oleks lastega toas vaadanud Käsna-Kalle multikat, siis ma arvan, et 20 aasta pärast kuskil jõuluistumisel me ei räägiks sellest Käsna-Kalle multikast, et mis seal juhtus või ma ei tea, Luts Mariat koos perega ja kuskil mingi Mehhiko sarja. Et me ei mäletaks enam, kas Luts Maria seal abiellus Diegoga või mitte, aga kui me koos nühkisime seda harjaga seda aeda, mäletad, kui naabrimees tuli ja pritsis selle survevoolikuga seal, kus me panime eest jooks, oli jah, lahe. Need jäävad kestma ja tulevad sinna. Need on nagu sinu enda seiklused, eks, et telekas sa vaatad kellegi teise seikluseid, aga läbi selle sa lood enda ja oma laste elu. Ja mis ongi, et minule muutus see automaatiks umbes nagu hambapesu ja lastele muutus automaatseks. Et nad teavad, et isa on olemas, ema on olemas ja et me saame koos mässatada teha. Et just see järjepidevuse koht, nüüd viimane väljakutse, mis ma tegin, see oli 14 päeva väljakutse, tegin selle meelega lühikesena, et üldse inimestel nagu aimonda, et 14 päeva siis kutsusime, mul on väga meel, et üle 500 pere ühines sellega, et tuli kaasa, lõpetas äkki pea mingi 300, kes nagu tegi kõik päevad, aga oli ka neid, kes tegi nagu suts, aga lihtsalt, et tuli kaasa sinna selle asjaga ja oli siis selle 101 päeva siuke lühendatud versioon. 14 päevaga päris niisugust mustrit veel niisugust ei kinnistu veel nii kõvasti, et oleks tore, kui vähemalt 6 aega, 21 päevagi, 3 nädalat. Et siis jääb see maik nagu nii-öelda suhu, aga vähemalt oli inimestel tore ja nad said sealt ise niisuguseid ideid ja asju, mida nagu lastega nüüd teha ja toimetada ja kuidas nagu jätkata seda teekonda ja lastega nagu nii-öelda lähemale jõuda. Et hästi palju just tuligi neid tagasisidesid nii-öelda siis, et kui tore see oli ja et kuidas ma nüüd lastel oli fun ja tore ja niisugune 5-6 aastased,
aga mulle kõige rohkem meeldisid just need, kus need teismelised tiinekate vanemad siis kirjutasid, vapsee, vägev, tegime lapsega spaad, ta oli nagu nii mõnnud, sest ta ei teadnud, et temaga võib niimoodi aega veeta, mis asja, mingi kodune siuke spa versioon on olemas, et kui äge, et Pilsbergite siukse asja tegite. Ja paljud vanemad jätkasid ka, et tegid nagu see läks ujuvalt see advendiaega üle ja jätkasid oma selle teemaga, et tekkiski seal niisugune pattern või muster, et nad said sellega jätkata. Ja kuidagi grupis on kindlasti seda lihtsam ja toetavam teha, et eks üksi tehes võib see languspunkt kuidagi kiiremini ja tugevamalt võib-olla või see katkestamisprotsent on siis suurem kui grupis teha, et see kuidagi grupi energia ikkagi hoiab. Grupi energia hoiab ja seal ongi see ka oluline, et sa näitad ka seda enda nagu seda ausat poolt, et iga päev ei olegi tore. Et näiteks sai ühe päeva puhul, meil oli ikkagi raskeid päevi ka, et kus nagu lastega oli väga keeruline koostööd nagu saavutada. See on see, mis nagu ekraani taha jääb. Et lihtsalt mingi eelneva päeva tegevus oli tohutult mõnus, tohutult äge ja nad ei tahtnud kuidagi sellest loobuda, nad tahtsid seda teha ja nad igat pidi vaidlesid sul vastu, et miks me just seda teeme. Siis oligi see alistumise kohad, et ütlesid, okei, ma ei lähe siis selle straight plaaniga, mis mul paberi peal kirjas on, et siis teeme siis mingit muud asja, et mis täna võiks teile nagu sobida. Aga samal ajal ma teadsin seda, et ma pidin ikkagi need paberiplaanid ka neile ette tooma, sest nad saaksid näha neid erinevaid tegevusi, et me ei saa nii kiiresti alla anda. Laps ütleb, et mul ei maitse see söök. See on täiesti nõme söök, vastik, rõve. Kõik on tore, aga kõigepealt maitse seda ja siis räägime seda juttu uuesti. Et ma ei võta seda kui adekvaatset vastust lapse poolt, et ta peab ikkagi seda enne maitsma. Samamoodi selle mänguga, et ta peab korra seda proovima läbi, sest tal võib olla mis iganes emotsioon praegu on. Aga kui ta pole seda proovinud, siis päris paljud olidki niisugused mänge ka, et mis laps ära proovis, avastas, et see maailma kõige vingem mäng. Aga ennem seda ta oli öelnud, et see on ülimalt igav. Miks sa niisugust asja üldse välja mõtlesid, et sa rumal inimene oled ja kui sa niisugune isa saad olla. Et jah, need kohad on ka nagu et kus nagu läbi minna käia. No võib-olla veel korraks jagad omalt poolt mingid konkreetseid soovitusi, mingid tööriistad, mida sa kasutad või et kas või selle järjepidevuse puhul, et võib-olla vanemad ei taha siin kohe 101 päevaga alustada, et kas siis see 14 päeva või et on sul mingid omapoolsed sellised ettepanekud? Et sa nüüd pead nagu silmas täpsemalt näiteks ütleme kvaliteetaega või siis lapsega kvaliteetaeg, lapsega suhtlemine, need kõik käivad ühte samasse auku lähevad põhimõtteliselt, sest et ega see suhtlus nagu sinna alla lähebki, et esialgu minul näiteks aitas seda järjepidevust nagu tekitada niisugune tuim tööriist nagu väljakutse, mis ma ise endaga tegin, 5-6 aastat äkki tagasi. Ei, see pidi olema 5 aastaga, siis Stella Noore just sündis sellel momendil. Selle väljakutse nimi oli siis ära lõhu ketti. Ehk siis don't break the chain oli inglise keeles, et ära lõhu ketti, et iga päev tõmbasid siis kalendrisse ristikese, kui sa olid oma päeva ülesande ära teinud. Mina võtsin selle, nagu ikka mul kombeks on, võtsin hardcore'ina ette. Ehk siis võtsin selle 10 ülesandet päevas. Mul oli seal, tahtsin tegeleda enesearenguga, ennast keset leida. Mul oli seal füüsilisi asju, näiteks 50 kätekõrdust, 50 kõhulihast. Ja seal oli ka niisugused vaimsed asju, meditatsioon, jooga, 10 minutit, lugemine, 15 minutit, podcast, 15 minutit ja kõik niisugused asjad ja täida päevikut, niisugused nagu must be asjad, 10 tükki ja pidin need linnukesed sinna ära tõmbama, siis oli minu päev tehtud. Ja see oli väga raske väljakutse, et siis ma teadsin, et ma kukun kohe alguses tagasi, mul oli eesmärk pandud 200 päeva. Kui sa jätad ühe risti panemata, siis kukud kohe alguses tagasi, kolinal. Ja sul ei ole mitte kellegi teisele vaadatud ise endale. Ja ma tegin selle 200 päeva ära ja siis ma avastasin, et see on nii äge. Et ma mõtlesin, et teen aasta. Ja kui ma tegin aasta ära, siis ma vaatasin, et see on nii vägev, sest ma 1 aastaga jõudsin oma arengus, tegin nagu 3 aasta hüppe. Sest ma olin tohutu palju lugenud juba ja igasugused asju avastanud, mu füüsis oli väga hea ja kõik kohad. Ja siis ma jõudsingi sinna maani, kus ma vaatasin, mu lapsed on ka suuremad ja ma hakkasin näiteks just nimelt nendega teadlikult tegelema, ehk siis kvaliteetaega. Siis sellel ajal ma käisin 8-5 veel tööl. Tulen koju, ma olen väsinud. Võtan selle lapse. Ma teadsingi, et ma olen väsinud, ma olen energiast tühi. Ja hakkasin taga mürgeldama. Ja mis juhtus?
tema energia nagu oleks mulle kandunud. Ma sain rohkem energiat. Ma olin nagu nii, ma oleks mingi 2 tassi kohvi ära, niuke power peal. Ja hakkasin seda järjepidevalt tegema. Ja oluline seda märgata just, et panedki enda jaoks selle eesmärgi 30 päeva. Näiteks teengi järjest tuimalt seda asja. Siin on lihtsalt puhas tuimus, sest me oleme kõik ehitatud, inimorganismid on ehitatud üles laisaks. See on emotsiooniliselt meile vajalik, et me kulutaksime võimalikult vähe energiat. Me ei kuluta energiat tarbetutele asjadele. Kui ma hakkan trenni tegema, ma hakkan võõrkeelt õppima, siis minu aju ütleb seda, et sa nüüd pingutad praegu, jah? See just ei ole sul vajalik. Surun selle musklid, mul on kõik lihased asjad valusad, on seda väsimust. Jah, ma saan mingit endorfiine korra peale seda trenni, aga vaat muskel ei hakka kasvama. Miks? Sest keha ikka võitleb vastu, ütleb, et pagan, see ei ole nagu vajalik. Aga kui sa oled juba teinud seda juba kuu aega, siis järsku tunnen, et järsku nüüd hakkab mingi areng toimuma. Mis toimub? Mingid lihased asjad hakkavad hoopis teistmoodi nagu nii-öelda muutuma ja ma annan kogu aeg neile mingisugust stimulanti juurde. Keha sai aru, see on sul vajalik, et sa pead ellu jääma järgelt, sa pead seda tegema. Ma õpin võõrkeelt. Mul ei jää meelde see paganama vene keel, tuimalt, kui ma seda koolis õpin. Olen seal venekeelses keskkonnas või kuulan venekeelset uudiseid, praktiseerin seda ise teadlikult, siis aju vaatab, et oot, iga päev teed seda. Järelikult sul on seda vaja. Võib-olla ma võitlen vastu siin 14-15 päeva. Aga siis, kui sa iga päev teed, hakkab see juba nii-öelda, hakkad seda palju paremini omandama. Hakkad omaks võtma ja see ongi see koht, kus nii-öelda see mustrid on omandad. Ja et kui sa võtadki eesmärgiks, et iga päev pool tundi teen lapsega 30 päeva järjest. Ja mis sa pärast avastad on see, et see tuleb sul nii loomulikult, et sa paned seda tähele. Nagu hommikune hambapesu. Lihtsalt tšau, tehtud, tuleb laps, kuulab sind, räägime juttu, lahe on ja. Kuule, ilmselt mul täna oli koolis raske. Okei, mul on varem vist niukest vestlust polnud. Ja miks ei olnud? Sellepärast, et sa järsku tegeled minuga. Sa praegu kuulad mind, vaatad mind. Et see on lihtsalt näitabki seda vanema kohalolu. Ja kas või see, et mitte midagi ei muutu ju iseenesest, et selleks, et midagi muuta, selleks sa peadki vaatama ehk siis ära kaardistama võib-olla, mida sa nagu täna teed ja mida sa saad teistmoodi teha või et mida sa peaksid enda jaoks teistmoodi tegema, et sealt hakkab, ongi, sa muudadki reaalselt oma seda mustrit, oma käitumismustrit, aga sa pead selle uue mustri kuidagi siis järjekindlalt sisse kodeerima, et see uus muster talletuks. No mõnikord on ka see, et kus need vastulöögid tulevad, et ega kui me räägime, kas ma Gordonis nagu nii-öelda omandasin, et aktiivne kuulamine näiteks, et ega see ei tule kergelt sul või näiteks peegeldamine. Et kui sa jõuad sinna konfliktide lahendamiseni üldse, et ja üks moment see laps taipab ära ka, et oot, sa teed sinna aktiivset kuulamist. Vaps, sul on mingisugune teema ja saad nagu vastulööke. Aga tegelikult, kui sa selle lolli järgindlusega edasi toimetad, ja siis hakkab tulema ka seda edu. Sest algus võivad lihtsalt see saatus või siis keegi karma või mis iganes see kõrgem jõud on, viskab sulle neid õppetund ja natukene veel sinna nagu nii-öelda peale. Aga siin on parimad 10 000 tundi sa pead midagi harjutama, et sellest saada eksperdiks. Et sama asi on ka, et selle aktiivse kuulamise ja kõigi asjadega, et see ei tule niimoodi, et ma nüüd 5 korda kuulasin sind aktiivselt ära. Nüüd ma olen siis ekspert valmis ja meil on omavaheline suhe väga hea. Ei, see on tegelikult elukestev õpe, sest kogu aeg need lapsed arenevad su ees. Nagu ma enne rääkisin, et on väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed juba suuremad mured. Et need nii-öelda struktuur, kõik asjad lähevad keerulisemaks. Ja siis on nii-öelda see, et mitte siis kohe alla anda, kui sul tulevad esimesed need vastulöögid, need toimetamised, et ma ei tea, et ma käisin seal Gordonis ära, nüüd ma proovisin lastega seda ühte ja teistpidi. Mulle see asi ei toimi, meie perele see asi ei toimi. Aga kas sa proovisid seda 500 korda? Kas sa proovisid seda 1000 korda? Ei proovinud. No, vaat, kas siis võib-olla kuskil seal ongi see asi, on ju. Just, ja lõpuks see muutus saab siis osaks sinust, ehk siis osaks sinu elustiilist ja see tulebki kuidagi iseenesest, eks. Täpselt. Sest ega, ja isegi kui sa seda mustrit oled või seda kõike asja oled teinud, sest ega mina ka ei ole täna mingi 100% mingi muster ise. Ma ei saa öelda, et ma nüüd iga jumalapäev täna tegelen lastega mingisugune tund aega või pool tundi.
kuigi viimasel ajal tõepoolest ma seda teen, aga on ka neid perioodi olnud mitte väga hilises minevikus, kas või siin pool aastat tagasi, kus ma tõepoolest ei tegelenud nendega, sest ma olin endaga ummiksis ja ma ei näinud oma lapsi, ma ei näinud oma kaasat, ma ei osanud midagi teha, sest kõik algab nii-öelda sinust endast ka. Ei osanudki seda teha, et neid asju nii-öelda tuleb ette, aga mis mul on vähemalt hea asi, et ma oskan seda märgata, ma oskan analüüsida seda, et kui mul lapsel nüüd käitumine muutub, ja mul tuleb iseenesest juba mingi äratuskell, oota, tavaliselt ei käitu niimoodi. Kuule, äkki ma peaksin taga nüüd tegelema ja et ma tean, et nüüd ma saan mingid maandustele pakkuda. Mul on need tööriistad olemas, sest ma olen neid asju harjutanud ja ma olen juba teinud, et vanem tütar, tema tahab nüüd koos minuga tulla teise tuppa, jutustada, lihtsalt rääkida. Aga näed, keskmine tütar, tema tahab lihtsalt kaistada, mürgeldada, tema jaoks on see maandus. Jah, see kõige väiksem on ja temal on savi, mis on taga teed on ja talle sobib praegu hetkel nagu kõik, et täna veel nagu nii-öelda alles õpid. Et on siuksed nüansid, et aga see tulebki selle töö käigus, et kui sa nagu nii-öelda saad, et see ei saa nagu üks-ühelist seda mudelit, sa ei saa nagu nii-öelda luua, toimetada. Ja. Kui olulised on sinu jaoks sõnad, ehk siis kas sa teadlikult jälgid ja valid, mida ja mis olukorras sa ütled? Jaa, et tead, eks ma just see üks viimane artikkel, mis Perekodusse läks, ja seal oli just see lubaduste teema. Et see just on nii-öelda see lubaduste teema, et see asi nagu nii-öelda võib panna pikki sõrmi üsna kiiresti, et kuidas on nii-öelda lastega seda usaldust nii-öelda üles ehitad siis ja see käibki läbi nii-öelda nende lubaduste, et mis sa teed. Ja siinkohal on küll hästi oluline, et jälgida, et mis sõnu sa ütled, et mida sa lubad, et see ei tohi olla katteta lubadus. Et kui sul ikkagi laps näiteks tuba ei korista, sa lähed sinna, räägid ära selle olukorraga, kui ma vaatan, et tuba on sassis ja pean ütlema, et see häirib mind, see tähendab seda, et mina pean tulema seda tuba koristama. Tema ütleb sulle selle peale lihtsalt, mind ei häiri, ela kuskil mujal, mine tegele oma asjadega, kallis paps, et sorry, et sul siuksed probleemid on, aga see pole minu mure, tegele sellega. Aga näed, meie majas on vaata sellised reeglid, et me peame oma asjade eest hoolitsema ja samamoodi ka see tuba, et me peame kõik panustama, et me saaksime siin elada. Et teed selle asja talle selgeks. Ja siis ikkagi saadab sul pikalt ja siis viskab sul ka katus ära, puudutas seda punkti, vajutas seda lülitit, mis sa teed? Lähed endast välja, lähed endast välja. No nii, kui sa seda tuba ära ei korista, siis on siuke lugu, et saad eluks ajaks multikatest ilma. Tema teab ja mina tean, et see oli katteta lubadus. See asi nagu nii-öelda ei toimi. See asi ei toimi sellepärast, et see ei saa olla võimalik, et eluks ajaks ma multikatest ilma. Kas või näen naabrimehe telekas seda või midagi siukest. Et see asi ei toimi, sest sa ei suuda seda lubadust pidada. Aga kui ma räägin talle, annan mingisuguse muu indikaatori, et no nii, et vaata, nüüd on siuke lugu, et kui sa tuba ära ei korista, siis mina hakkan sellega tegelema, sinna tuba koristamisega. See võtab hästi palju energiat ja pärast, kui sa tahtsid koos minuga joonistada just neid karikakleid või mis iganes sa näod, siis ma ei saa seda enam teha, mul ei ole seda aega enam, sest ma kulutasin selle kõik sinu tuba koristamise peale. Ja nüüd on siuke lugu, et kui sa tuba ei korista, siis meie karikakled ei joonista koos. See oli kattega lubadus, sest ta teab, et nüüd see juhtub, et seda asja ei toimi. Või näiteks autosõit on väga hea tööriist lapsevanematel, mida ma ise olen kasutanud, kui sul on rohkem lapsi seal tagapingil ja kes nagu omavahel seal kaklevad, sest need pikemad sõitude juhul neid ikka tuleb ette. Siukene test, et sai nagu nii-öelda seda asja ära testitud omal nahal ka, et kaasa oli siis maal juba äkki või kuskil punktist oli ja kuskil me sõitsime. Sõidad lastega linnast välja. Nii, vaidlevad seal taga. Kisma käib. Kui ta vaidlemist ära ei lõpeta, mina sõita ei saa. Niisugune kisa kära käib. Tapavad üksteist maha lihtsalt. Mis jama see on seal. Kui vaidlemist ära ei lõpeta, siis me ei lähe sinna. Kutame ette, et olukord oli suvila, et me ei lähe suvilasse. Jääb kõikil puhkus ära, ma käin otsa ringi. Nad teavad, et sa valetad, sa tahad minna sinna suvilasse, sa tahad puhata. Seal on palju ruumi, õhku, nemad saavad joosta, sina saad kuskile oma nurka ära tõmmata, sinna võrkiki raamat lugeda. Sa tahad väga sinna minna, neid juhutud, kakleme edasi. Okei, no mis see teine variant on? Nii, kui ta nüüd kohe kaklemist ära ei lõpeta, jään ma siin autoga siin bussi pealt seisma, panen need autost maha.
Jätta siia ja mul on ühtes kõik teist. Nad teavad, et see on katteta lubadust. Nemad armastavad sind, sina armastad neid. Sa ei suuda elu sees, kui oma lapsi mingis võõras kohas maantee ääres jätta kuskile suurte autode vahele sinna bussipeatusesse. Okei. 3. variant. Teeme nüüd niimoodi, et see, kes esimesena tagant häält teeb, kui kaklema hakkab, siis sellega on niisugune lugu, et sellega, mis ma ütlesingi? Meil on Bardatšokis on alati kaasas jummikommid, ülihea tööriist, soovitan, orgaanilised kommid. Et sellega on niimoodi, et kui me kuskile sõidame, et nagu Pavlovi eflekt, vaata kui koertele ka või kassidele, et hakkab nagu tinistab kella, hakkab tila jooksma. Et meil on ka tihtilugu siuksed asjad. Lastel on see väga hea stiimul, nad teavad, et me ei tahaks küll anda iga asja eest auhindu, aga nad teavad seda, et nad võivad seda kommi süüa vahepeal, sest tekib magusisu, veresuhkri läheb alla, see pane uuesti käima. Et nüüd teeme niimoodi, et mul on siin Bardatšokis 2 kommi, ühe ma panen endale ise suu ja teise annan teisele lapsele, kes enne häält teeb, see kommi ei saa. Vaikus, sest kumbki ei taha eksida. Siin on vaata inimese psühholoogia ka, et see, kes ennem nagu eksib, mis on kihlvedude asjadega, on täpselt sama süsteem. Kes ennem nagu eksib või mingit häält teeb, siis see asi ei toimi. Aga see ei ole enam katteta lubadus, sest see on väga-väga lähedal nüüd olukorrale. Et mul võibki juhtuda niimoodi, et kui ma nüüd häält teen, kõmm, ja sama asi meil magama jäämisega on ka, et nad teevad oma 150 trikki ära, mismoodi mitte magama, küll on pisseda, küll on vaja hambad pesta ja mis iganes asjad õhtul meelde tulevad. Ja siis lõpuks, kui sul on enda aega ka ju vaja. Lõpuks, kui sa oled seal ramp väsinud ja siis ikka veel mingi jutustamine käib, siis lähedki sinna ja ütled, et kallid tütred, nüüd on niisugune lugu, et see, kes ennem nüüd häält teeb, see lihtsalt multikaid homme ei näe. Ja sa pead tagama seda, et sa järgmine päev ei näita ka neid multikaid. Minul piisas ainult ühe korra seda teha oma elus. Et vanem tütar ei näinud multikaid. Kui noorem tütar samamoodi teadis väga hästi, mis on tulemas. Sellepärast, et isa ei andnud katteta lubadust. Ja et ta on selleks valmis. Oleks mõeldud, et nüüd eluaeg multikile, see on katteta lubadus öelda. Ja see toimis. Ja siis siin kohal ongi see asi, et kus ma väga hoolikalt valingi neid asju, neid lubadusi, mis ma ütlen. Et kui ma selle lapsele luban, et ma nüüd saadan selle meili ära ja siis tulen suga mängima. Siis ma pean teadma, et ma seda ka teen. Sest kui ma nüüd seda oma lubadust petsin, see tuleb vaatab oma kiisupaja silmadega ja mul süda murdub, kui ta vaatab oma kiisupaja silmadega, et aga sa ju lubasid ja nüüd sa oled vastanud juba 3 meili ja sind ei ole ikka veel. Okei, sorry, ma ei tahtnud sulle mingit nüüd lapsepõlve traumat tekitada. Ma tean, et väga tähtis on ürgusaldus, et sellest me baseerumegi, meie inimsuhted kõik baseeruvad selle najale. Et ma ei taha seda nüüd sulle tekitada, et okei, et vähemalt mina olen sul olemas, ma olen su isa, mind saad usaldada. Et mõnikord on see, et sa pead olema karmim, mõnikord lahkem, pole midagi teha, aga vähemalt sa pead oma sõnadele kindlaks jääma. No lapsed on imelised, nad hoiavad meil pidevalt erksana. Õpetavad. Suured õpetajad. Ise nii väiksed, aga vaata, kui suured. Just. Kuule, aga teeme ühe praktilise harjutuse ka. No teeme. Ja meil on siin selline päevik, minu ja sinu tähtsad jutud, mis on lapsele ja vanemale. Ja siin sees ongi siis erinevad küsimused, kus saad siis oma tundeid väljendada ja mis õpetab ka võib-olla õigesti teatud olukordades küsimusi esitama. Et näiteks, kui mul laps tuleb koolist, mitte ma ei küsi, et kuidas sul koolis läks, saades vastuse hästi. Okei. Jutt lõppes. Vaid, et just, et mis oli see kõige põnevam asi, mis täna koolis juhtus või et midagi selles stiilis. Ja, et läks nagu vestlus lahti. Ja, just. Et ma teen praegu selle päeviku siit suvalise koha pealt lahti. Siin on siis 3 küsimust. Esimene küsimus on kohe, et me siis peegeldame üksteise tundeid ja kirjeldame ka, et miks mina olen sinu üle uhke ja sina vastad siis samamoodi, et miks sina oled minu üle uhke. Ja siis ongi tunnete pool ja siis tuleb ka üks põnevam 3. küsimus, et kõigepealt alustame, et Illimar, ma olen sinu üle uhke, sest sa oled oma elus julgenud teha nii suuri muudatusi. Ja sa oled isana nii avatud
lood usaldust, inspireerid kõiki teisi vanemaid ümberringi ja sa oled nii järjekindel, nii järjepidev, et see on täitsa nagu uskumatu, et sa lood nii palju väärtust. Aitäh sulle. Jaa, palun, teaks. Jaa, nii tore, et sa märkad. Eks ole. Ja, vaat see samune raamat, et meil on see päevik kodus olemas ja me täidame seda tütardega, et meie järjepidevus on niimoodi, et nad ise seda vahepeal küsivad. Et me ei tee seda iga õhtu, seepärast, et me ei taha nagu nii-öelda seda nagu kõiki essentsi selle, sest muidu ta nagu natukene vahepeal võib delarveeruda meil nagu nii-öelda, et see läheb nagu liiga tavaliseks, et neil on nagu erilised hetked, nad ütlevad, kuidas see keskmine ütleb, võlupäevikut, nemad tahab seda võlupäevikut näha, et täita ja siis see peegeldamise koht ongi. Kuidas mul oli see algus oli seal, et ma olen sinu üle uhke, sest... Jaa, Lilian, ma olen sinu üle uhke, sest sa oled leidnud selle oma tee ja teed seda asja sellise kire ja südamega, sest mul on nii hea tunne, ma tunnetan seda, kuidas praegu see, mis sa siin maailma lood, et see aitab nii paljusid vanemaid, et sa oled kasvõi ellu kutsunud selle tähtsad jutud ja selle sammuse päeviku vaata loonud, et see on nii fantastiline tööriist, mis aitabki nii, et lastele lähemale jõuda. Lihtsalt üksipäini või üksipäini koos ka, ma saan aru, et sul oli partneriga, et te tulite siukse mõtte peale ja ei hoidnud seda endale ja jagasite maailma. See on lihtsalt fantastiline, et te jõudsite siuksesse kohta. Mul on selle väga uhke, et te tegite seda. Suurepärane. Aitäh, Illimar. Järgmine küsimus. Millised on olnud päeva jooksul minu tunded? Mis on neid tundeid tekitanud? Tunded on hästi ülevad. Just tänu sellele, et me sellise konverentsi oleme saanud nii paljude vaatajateni tuua ja tänulik kogu sellele meeskonnale, kes on selle kõik võimalikuks teinud ja need superesinejad, et täpselt siit tulebki see, et me teeme üheskoos neid asju ja see tunne on nagu nii suur, et see päriselt ei taha nagu sisse ära mahtuda. Võimas. Vägev. Ja vaata, see on see lahe koht, vaata, kuidas vanemad, kui nad selle päeviku kätte võtavad, võivad alguses kinni kiiluda. Sest me ei ole harjunud oma tunnetist rääkima. Me oleme eestlased. Mis asja, et see on minu teema ja minu tunne ja nii. Et just see avatus nagu siin kohal ja see nii-öelda see peegeldamine, see on nii tähtis nagu. Ja ma räägin nüüd minu enda tunded või minu tunded, mul on päeva jooksul väga palju vahetunud ja et nad on olnud siuksed, kuidas nüüd öelda, siis vahepeal hästi segased niimoodi, sest mul väga kiire hommik oli, mul oli keeruline intensiivne öö, väike põnn oli haige, siis oli kogu aeg vaata üleval ja siis natukene ükskõne ärevad ka seda teistpidi just. Ja kui ma siia nüüd jõudsin, siis samamoodi tuli see tänutunne nagu, et tore, et sa kutsusid ja tore on nagu jagada enda kogemust, et ma loodan, et inimesed, et sina, kes seda vaatad, kuulad, et saate siit midagi, et kas või väikse siukse terakesegi, et minu enda kogemustest ja praktikast. Et see on siukene suur tänutunne, mis praegu nii-öelda sees on. Nii äge. Ja ma arvan, et viimane küsimus, mis selle vestluse ja ma ei tea, miks just tuli see lehekülg, aga kelleks sa soovisid väiksena saada? Et täpselt see sama jälle see sisemise lapse tunne, et nüüd ma pean vanemana ennast ette kujutama jälle, et ma olen see väike tüdruk, et kes ma siis tahtsin olla. Ja see nõuab aega ja mõtlemist, eks nagu sa ise ütlesid, et lapse vanemana tihti oleme kuidagi ära kaotanud selle sisemise lapse või et oma need mälestused ja emotsioonid, võib-olla need on kuskile nagu kinni jäänud, eks, et on väga keeruline nendesse tagasi jõuda, et ja mina soovitaksin võib-olla isegi ühe väikse testi teha, mis minu pool toimis. Ma ei tea, kas teised inimesed võivad samastuda sellega, aga mis toimis, et kuidas ma üldse võtsin nii suure usalduse vastu, et näiteks kui mind siin 2 aastat tagasi koondati, et ma ei läinud enam tagasi palgatööle, vaid hakkasin ehitama nii-öelda enda ettevõtlust ja tegema seda, mis on minu südamekutse. See oli siukene test, et ma lihtsalt avastasin, et mul pole ühtegi unistust. Või siis oli hästi vähe neid unistusi. Ja kui need olid, siis nad üsna praktilised. Et mida lapsed teevad, nad elavad päris tihti fantaasia maailmas unistavad. See näitab seda, et kui puuris meie see sisemine laps on, kui sügavale ta nagu nii-öelda pandud on.
ja kui see sisenev laps on täitsa seal kinni on, siis tulevadki igasugused need jamad, need depressioonid ja muud sellised teemad, et sa hakkad tulema, kui ta väitses nagu lõks on, ta võib küll kriipida ja karjuda sealt, lase mind välja. Et siis ongi tore siuke test, et vaata korra enda sisse ja vaata, mida sa parajasti unistasid või mida sa unistad. Pane kas või 10 tükki kirja. Ja kui sa jääd juba toppama seal 3. või 4. juures, siis sa tead, et oot. Nüüd on aeg tegutseda, nüüd on vaja hakata seda sisemist last kuidagi siit nüüd välja laskma, sest muidu sul kaob ka side enda lapsega ära. Et kuidas sa seda fantaasiat või seda kõike nagu nii-öelda jagad, et kuidas sa seda nagu elus hoiad, sest need nutitelefonid ja telekad ja asjad, need kõik tahavadki natukene need nii-öelda seda fantaasia ja loovus, seda aju poolt nagu meil nii-öelda natukene maha võtta või et me ei saa seda arendada. Aga just need unistused on need, mis nagu minu meelest on see elu essents ja hoiavad nagu nii-öelda seda elus. Eriti vahva, kui nad mõnikord ka täituvad, et mul on päris palju neid täitunud. No just. Nii et aga kelleks? Sa võid vastata, Liinen. Vasta sina. Tead, ma arvan, täpselt, ma peaks nagu minema siia hästi sügavale tagasi ja mul ei meenu nagu ühtegi seika, mis mulle ütleks, et politseinikuks või loomaarstiks või baleriiniks või printsessiks, et aga ma tunnen lapsena või kui ma juba olin siin, ütleme teismeas, et mul on kogu aeg olnud hästi lihtne ja mõnus suhelda just lastega. Et kuidagi ikkagi siuke nagu äkki õpetaja või et vaba suhtleja, et ma arvan, et pigem kisub sinna õpetaja poole. Ja see on siis nagu nii-öelda ameti poole, et kelleks sa tahad saada, siis ma võib-olla selgitaksin siis lapsele ka, et see ametivärk on. Sest kui ma olen oma keskmise tütre käest küsinud, et kelleks sa tahad saada, siis ta vastab nagu eriti spirituaalselt, on juba 2. ja 3. eluaastast vastanud seda, et tema tahab saada iseendaks, mis on nagu, sest tegelikult me juba kõik oleme keegi, muidu me ei oleks ju indiviidid, aga just, et ameti pool, et kelleks ta siis tahab saada, siis tema on öelnud, et ikkagi nüüd on juba, et perearstiks, et siis on tal, lihtsalt perearst on tal hästi palju nii-öelda inspireerinud, mul on hästi tore perearst. Aga kelleks mina lapsena tahtsin saada, ma lugesin tohutu palju raamatuid ja mul lemmiksari oli Seiklusjutu maalt ja meret ja kuna mul oli siukene elu, et ma elasin maal keset metsasid ja mul olid küll need vanemad vennad, aga nad läksid paratamatult kodunt varem ära kui mina, siis ma kasvasin sisuliselt üksipäini. See oli üsna palju ja mul oli koolist koju kõndida 6 kilomeetrit ja sama palju kui kooli. Et mul oli aeg iseendaga üsna palju olla ja siis unistada ja fantaseerida. Ja mina unistasin sellel ajal üsna kindlalt, et ma tahaksin saada ränduriks, maailma ränduriks. Lähengi, võtan oma bambu, viskan kepiga selga ja siis, kui ma koju tagasi jõuan, on mul juba pikk kabe ees ja siis mu vanemad on pisarsilmis, on mul juba seal vastas vaatavad, mis toimus, räägi meile, kus sa olid kõik need 20 aastat. Ja siis ma räägin neile oma kogemusi ja seiklused ja asju ja pajatan seal need asju. See oli nagu minu siukene unistus ja omamoodi ma ütlen ka, et see on täitunud. On täitunud sellepärast, et mina iseloomustangi ennast kui elurändurist optimist. Et üsna palju ma nagu suudan nagu see optimismi nagu nii-öelda märgata ja mis see muu asi see elu ikkagi on kui rännak läbi elu oma seiklustest ja näiteks oma kaasat ma ei kutsu ka mitte oma elukaaslaseks, vaid minu rännakukaaslane. Ehk siis ka tema on nii-öelda elurändur koos minuga. Ja saab niimoodi ühte rada vaata astuda, et see on hästi tore seiklus. Tõesti, nii kaunid sõnad, Illimar. Päriselt, sa oled kohe siuke väga osav sõnasepp. No, palju raamatut lugenud. Ja, imeline. Aga siinkohal hakkamegi lõpetama või tegelikult räägi paar sõna veel oma Mees 4 raamatust, sellepärast, et meil lähevad hiljem loosi ka sinu raamatud. Ja seda küll, et need raamatud on küll niimoodi, et kus ma siis räägin enda, kuna sari on mees, siis ma räägin enda meheks saamise teekonnast. Et kõik pole nii helge ja tore olnud, nagu praegu. Eks ka praegu tuleb neid nüansse ette, sest ma ikka võrdlen elu selle, mis on kardiogrammiga. Et kui sul kardiogramm vaata käib niimoodi, et vahepeal on ikka elu üleval ja all, siis sa elad. Aga kui ta käib niimoodi, siis sa oled surnud, eks. Et sul pole millestki nagu reaalda rääkida, et kui ma iga päev käiksin 85-ni tööl ja vaataksin õhtul jalkat ja mul muud elu ei oleks,
siis ma arvan, et see oleks siukene. Eks mul ikka neid asju on käinud. Ja see raamat siis räägibki nii-öelda siis selleks meheks saamise teekonnast, et kuidas üldse kes minu arust nagu mees oli, et kuidas see muutunud ajas, hakkab juba sellest pihta. 10-aastaselt ikkagi mees on see, et kus on tugev isa, võimas, 20-aastaselt või 16-aastatel on, mis on nagu mees on, siis mees on see, kes jõuab kõige rohkem viina seal ära juua ja kõvast suitsu tõmmata ja küla peal kuskil kellelgi molli taguda, vot see on alles õige mees. 20-selt jälle sa vaatad, et õige mees on see, kes sõidab võimalikult vinge autoga, teeb kõvasti karjääri, et kuidas see kõik on nagu nii-öelda muutunud. Ja see on nagu nii-öelda see teekonna osa, et kuidas siis nii-öelda potentsiaalses külajoodikus siis sai siis nii-öelda isa, kes on täiskohaga niisugune pühendunud isa, kuidas sellest potentsiaalses külajoodikus siis isa sai, sest kõik need asjad poleks niimoodi pidanud minema, sest mul üsna pöörane niisugune nooruspõlv oli. Et see on niisugune natukene humoorikas, saab naerda, on mõned väiksed pisarakohadki, et kus ma olen ka oma eluga jõudnud tegelikult sinna punkti, kus ma täna siin istuks, et ikkagi üsna avatult räägin ka sellest, kuidas mul ka nii-öelda enesetapp jäi nii-öelda pooleli, et ka inimesed jõuavad sinna, olgu nad nii positiivsed kui tahes, aga just neid õppetunde on vaja, neid kogemusi ja essentse, et kui neid raamatuid loed, siis saad ju ise sealt alati midagi kaasa. See raamat sobib hästi just neile isadele, kes on isadusteekonda alustanud, siis teine pool räägib siis sellest minu isadusteekonnast, kuidas ma läbi selle tundsin, et minust on nüüd nii-öelda siis mees saanud. Kuidas ma selle mehelikkuse leidsin sealt seest, kõik see vastutustunne ja see niisugune mehelikkus ja kõik see asi nagu tuli sealt poolt. Ja see raamat sobib hästi ka nii-öelda naistele. Et siis, kui seda on läbi lugenud, siis nagu mulle meeldib öelda, et naised on siis selle mees on perekonna peanaine, et siis kael, kes seda pead suunab, et seal on üsna palju siukseid ka vihjeid ja asju, et mismoodi siis nii-öelda läbi mehe silmade, et kuidas siis seda meest mõjutada niimoodi, et see mees aru ei saaks, et ta mõjutatakse. Ja tal ikkagi jääb siuke mulje, et tema on see pea ja kontrollipass, aga tegelikult kael ju vaata keerab. Et kui see naine on väga kangekaelne, siis ega kangekael ju vaata ei keera hästi pead, eks. Et see sobib hästi just... Ja sul on nagu vaja kõrvale vaadata. Sul on vaja kõrvale vaadata, et see sobib hästi sükestele naisterahvastele ka niimoodi lugemiseks ja sobib ka nii-öelda neile, kellel on väiksed lapsed ja neile, kes on juba nii-öelda vanemad vanaisad, et on niisugune lahe vaadata. Ja muidugi neile, kes on siis minu põlvkonna inimesed, 35-40, et siis on sellised lahedad tagasivaated on siis just sellele ajastule, et ma selle raamatul tagasisidet ma olengi saanud siis üsna palju ka nendes kohtades, kus see raamatu tegevus on toimunud, seal Koeru ja Kadrina, et nad natuke nagu äärealadelt linnast väljas ja maaelu oli ikkagi omal ajal natukene teistsugune, et kus käisidki need peod ja sõideti ilma turvavööta ja seda poolt ka nagu nii-öelda seal kirjeldan. Et siis on nagu niisugune nostalgia pool on ka tulnud sealt sisse. Ja lahe on nagu lugeda just nende isade tagasisidet, kes ütlevad, et vau, et tead, ma polegi kadunud, et ma loen su raamatut ja siis ma vaatan, et tead, et pagan, et ma olen ka ikka õigel teel, et mul on vaja veel mõned sammud astuda, et ma nagu märkame seda, sest ega sa selle järgi tajudki selle õigel teel ära, et kas sa oled õigel teel või mitte, et kui lähedane sa oma lastega oled, kui palju nad sugu suhtlevad. Sest miks ma selle raamatuga kirjutasin või miks ma täna teen neid tegevusi, mis ma täna teen, et ma olen ju esmane eeskuju enda lastele. Ja mida ma soovitan ka vanematel vaadata on see, et istuge korraks lihtsalt maha, eriti kui teil on niisugused need 4-5-aastased lapsed või niisugused pisikesed nagu mul on või kas või 10-aastased. Ja siis kujutage nüüd seda pilti korraks ette, et milline see laps on teil see 35-aastaselt, kuidas ta tuleb koju teile, kas ta tahab üldse sinna koju tulla? Milline ta on? Kas ta on edumeelne? Kas ta on tervislik? Kas ta on julge? Kas ta on pealehakkaja? Ja seda kõike, millisena soovitada näha, saad sina täna muuta või sina teha, sest tema on sinu peegeldus see 20 aasta pärast. Ja seal raamatust ma sellest ka kirjutan ja seda nagu nii-öelda ka välja toon. Et need valikud, mis me täna teeme, et kui ma nüüd käiksin 12 tundi järjest kuskil tööl, teeksin karjääri, ehitaksin maale ainult korrusid peale, et kas see laps pärast tahab minu juurde tulla või on ta ka kuskil ehitab neid korrusid majale peale ja ole enda pere jaoks olemas. Sest pigem ma valiksin just selle tasakaalu koha ja näeksin seda siis täna sellest peegeldusest.
Nii et ma soovitan seda raamatut lugeda. Ja, aitäh sulle, Illimar, aitäh, et sa leidsid selle aja ja aitäh, et sa Ja. inspireerid nii paljusid. Aitäh sulle. Kena, ja, aitäh.